Tšau! See video vajab nüüd natukene konteksti, et juhul kui te ei ole näinud minu eelmist videot, siis palun vaadake, sest et muidu te olete täpselt samas olukorras, kus Jüri Lina praegu. Jüri, nüüd jutt läks sinu peale, sina ei pea vaatama, küll aga ma palun, et sa võiksid selle video siin lõpuni vaadata, sest siis äkki sa saad aru, kui lolliks sa ennast teed. Aga teistele, kes ei ole veel kursis, vaadake palun eelmine video ära ja kui te olete selle video ära vaadanud, siis nüüd me võime edasi minna. Jüri Lina on reageerinud minu uraaniburgeri videole ja ta tegi seda oma kodulehel. Täpsemalt siis leheküljel jürilina.com/eesti/loengud. Ma olen nagu loengut alla pandud. Mul, ütlen ausalt, mul on selline tunne, et ta vist kogemata kustutas selle lehe eelmise sisu ära. Sest see, et ta asetas oma kodulehele vastuse mulle sellise koha peale on täiesti arusaamatu minu arvates. Ei ole loogiline. No peamiselt sellepärast ei ole loogiline, et see ei ole ju loeng, aga ja kusjuures tegelikult veel juulikuus oli seal üleval erinevate loengute info. Aga teate, mis lõppkokkuvõttes võõras mure? Tema vastus tundub olevat hästi kiirustatud. Esiteks siis seetõttu, et seal asetus loenguna on arusaamatu ja teiseks on see, et see on osaliselt AI teksti copy-paste, mis on tõlgitud ja seda ka osaliselt. Ja siis kolmandaks oli see ka, et selles vastulauses mulle või mis iganes, kuidas seda kirjeldada, ma ei tea. Siin esineb ebatäpseid väiteid ja ka väiteid, mis on lihtsalt valed. Ma ei hakka tervikteksti järjest läbi lugema, vaid selle asemel ma lähen lõigu haaval ja siis ütlen oma kommentaarid vahele. Hakkame tööle. Jobu Märt Koik sattus lõksu. Eesti kõige jobum isik Märt Koik näitas oma ajalooteadmiste piiratust, aga otsustas ometi lahmida Jüri Lina aadressil sõimates teda vandenõu teoreetikuks. Ent saab nüüd AI-lt, ehk tehisaru, vastuse jättes ta väga rumalasse olukorda. Ta väitis, et radioaktiivseid burgerereid, nagu teisigi radioaktiivseid sööke ja jooke, pole radioaktiivseks muudetud. AI andis ta ootamatu vastuse. Tehisaru ei tegele teooriatega, vaid faktidega. Esiteks, ma ei ole sind sõimanud. Punkt. Aga teine asi veel otsa on see, et ma ei ole sind sõimanud vandenõu teoreetikuks. Ma ütlesin, muide see on üks sõna, mis ma ütlesin oli see, et sa oled vandenõu teooriate absoluutne lõpuboss. Get it right. Aga ma saan aru, et võib-olla see vandenõu teoreetik on sinu jaoks kuidagi sõimusõna, sellisel juhul palun vabandust. Teiseks, ma ei ole kordagi väitnud, et radioaktiivseid sööke pole olemas olnud. Mina pidasin silmas konkreetselt seda Salt Lake City's tehtud reklaami, mis oli tehtud uraaniburgerile, mis tõepoolest ei olnud radioaktiivne. Ma saan aru, sul on ilmselt raske tunnistada, et sinu toodud näide radioaktiivsest toidust oli totaalne perse kukkumine, aga lahendus oleks see, et sa oled mees ja saad tunnistada oma viga. Mitte, et sa hakkad mulle sõnu suhu panema. Palun ole hea mees ja võta kokku ennast. Ja kolmandaks, räägime nüüd sellest AI asjast ka natukene. Tehisaru ei tegele teooriatega, vaid faktidega. Mul oli siis uraaniburgeri videos üks lõik, või üks asi, mida sina ütlesid, mida ma lõikasin selle lõpp-produktist välja, see ei jõudnud mu videosse, aga ma mängin selle ette nüüd. Nii et inimesed usuvad kõik võimalikke asju, mis tuleb ametlikust kanalist, isegi kui see võib neile olla eluohtlik. Minu arvates on see erakordselt naljakas, et keegi teeb inimestele sellise etteheite ja siis usub ise täiesti vankumatult kõike, mida AI talle ette söödab. AI-d, mida me praegusel hetkel kasutame, need on suured keelemudelid ja nad ei tegele mõtlemisega, vaid nad jätavad mulje mõtlemisest. Nad reageerivad meie sisendile, ehk siis promptile, vastavad algoritmile ja seeläbi nad ennustavad, milline sõna või lause tõenäoliselt siia konteksti sobitub ja selle alusel pannakse kokku tekst. Ja sellega kaasneb selline asi aeg-ajalt nagu hallutsinatsioonid ehk siis väited
ja isegi viited, mida tegelikult ei ole olemas või mis on väärad. Ja Jüri Lina räägib tihtipeale võimueliidist, et mismoodi võimueliit söödab inimestele valesid ja kõike seda. Lähme nüüd AI juurde tagasi. See, mida AI sulle vastab, sõltub totaalselt nendest andmetest, millega keelemudelit on treenitud. Kui keelemudelit on treenitud andmetega, mille on ette söötnud valetav ja vassiv võimueliit, siis räägib AI ju neile sobivat juttu. Ma võin tuua hea näite teile. Hiinlased tegid sellise AI keelemudeli nagu DeepSeek. Minge küsige DeepSeekilt Hiina sõjakuritegude kohta. Proovige. See on väga silmi avav asi. Ja nüüd võttes arvesse kõike seda, mida Jüri Lina räägib oma kodulehel ja mida ma olen tema kohta kuulnud, siis ma tunnistan täiesti ausalt, Jüri, see, et sa usud pimesi AI-d, see on tunduvalt haledam ja tunduvalt kurvem kui see, et kodanik usub ametlikke allikaid. See on täiega fucking piinlik. Tekst jätkub, aga nüüd on 2 lõiku, mis on üks ja see sama lõik, ainult et üks on siis ingliskeelne AI tekst ja siis teine on selle tõlge. Ma ei tea, miks ta need mõlemad siia pani, aga pohhui. Igal juhul ma loen ette siis selle tõlgitud teksti. Kuigi see ei olnud tavaline, lisati Ameerika Ühendriikides 1920. aastatest kuni 1950. aastateni teatavatele toodetele, sealhulgas mõnedele toiduainetele ja tualettarvetele radioaktiivseid aineid, kuna valitses väärarusaam, et radioaktiivsus on tervisele kasulik. Tuntud näited on raadiumi šokolaad nagu Coco Radium ja radioaktiivne hambapasta nagu Doramad, kuigi Doramadi toodeti peamiselt Saksamaal. Need tooted olid osa radioaktiivse šarlatanluse trendist, mille raames lisati radioaktiivseid aineid tarbekaupadesse hoolimata teadaolevatest või teadmata terviseriskidest. Peamiselt siis see aine, mida lisati, oli raadium. Aga põhimõtteliselt nagu, mul ei ole nagu sõnu eriti, Jüri. Ma saan ainult oletada, et sa olid täielikus afektiseisundis, kui sa seda asja siin koostasid, seda vodevilli. Sest et ma reaalselt rääkisin nendest asjadest oma videos. Doramadi hambapasta käis reaalselt läbi ka minu ekraani pealt. Ma tean nendest asjadest. Ma olen need asjade kohta lugenud, sellepärast, et mul on huvi radioaktiivsuse vastu, sellepärast, et ta on siuke nähtamatu vaenlane ja ta on kõige lähem asi reaalses elus, mis on nagu cosmic horror. Ja minu arvates on see teema jumala põnev ja sellest tulenevalt olen ma tundnud nende asjade vastu huvi ja sellepärast ma ka praegu räägin nendest asjadest. Mitte ükski nendest asjadest, mis sa siin välja tood, ei tõesta sinu väidet, et uraaniburgerid oleksid olnud radioaktiivsed. Ja see on väga nunnu katse väita, et mina rääkisin kõikidest erinevatest toitudest, aga ma ei teinud seda. Mina rääkisin konkreetselt uraaniburgerist ja sinu väitest, et ta oli radioaktiivne. See, et kuskile teise toidu sisse on pandud radioaktiivsed aineid, see ei tee seda burgerit radioaktiivseks. Kui sa tahad mängida seda mängu, et mina ütlen sulle, et see burger ei ole radioaktiivne ja sinu kõige parem vastus, mis sa suudad välja mõelda, on see, et no jaa, aga see šokolaad ju on, siis sa oled lihtsalt intellektuaalselt ebaaus või on seal midagi lihtsalt puudu. Siis järgneb lõik, mis räägib šokolaadist Coco Radium ja siis raadiumist ka, mismoodi seda pandi erinevate jälle siis hambapasta sisse ja ühesõnaga, siin ei ole otseselt mitte midagi, mida oleks vaja kommenteerida, võttes arvesse, et ma rääkisin nendest asjadest oma videoseks. Aga siis on selline lõik. Jüri Lina raamatus Varjatud tervisevalem on ära toodud järgmised ametlikud allikad, mida on siiski püütud varjata. Aastatel 1910 kuni 1927 pakkus võimueliit paljude riikide elanikele radioaktiivseid tooteid, mis pidid tervist turgutama. Inimesed vabanenuksid kõigist haigustest, propaganda väites, et raadiumivesi pikendab eluiga 100 aastani. Ohvrite arv on teadmata. Hulk naiivseid kaotas elu. Vaata, selles ei ole tegelikult süüdi mitte võimueliit, vaid agarad soolapuhujad. Jällegi, nagu ma ütlesin, ma tegelikult ju viitasin sellele oma videos.
Aga siin on lihtsalt see probleem, et see, mida sina nimetad propagandaks, on tegelikult äravahetamiseni sarnane näiteks sellega, mida teevad näiteks MMS-i müüjad praegu, kes samamoodi nad pakuvad mingisugust veidrat panat sead, täpselt samamoodi nagu tol ajal pakuti radioaktiivset vett. Su loogika on äraspidine. See võimueliit on ju just vastupidi pannud paika väga ranged piirangud ja reeglid selle jaoks, et inimestele ei müüdaks mürki. Ja kus juures see sama raadiumivesi, mida sa siin mainid, on jälle asi, mis käis ka minul ekraani pealt läbi eelmises videos. Tõsi, väga põgusalt. Aga nüüd, ma vabandan ette, see ärritab mind, aga raadiumitüdrukud, kes värvisid kellasid radioaktiivsete värvidega, heitsid samuti hinge. Täiesti perse, Jüri. Ma rääkisin sellest oma videos. Ma rääkisin sellest, et nende näod lagunesid ära. Ma rääkisin sellest. Ja ma ütlesin seda ka, et see on asi, mida sina oleksid võinud mainida, aga nüüd sa teed seda mööda minnes mingisuguses tekstis, mida sa vist pead loenguks. I'm so sorry. What the fuck is going on? Kas sul on mingisugune tähelepanu häire või? Tegelikult tead, mine kontrolli, äkki sa oled saanud kiiritada. Pakuti ka radioaktiivseid kondoome. Sa ilmselt mõtled siis 1940-ndatel pärit Nutex Radium kondoome. Jah, päris toode, päriselt oli olemas, tehti selliseid. Ja lihtsalt üks pisike probleem. Need ei olnud radioaktiivsed. Isegi nende pakend ei väida, et nad on radioaktiivsed. Mitte ükski dokument ei väida, et nad on radioaktiivsed. Neil oli selline nimi, et eksitada inimesi arvama, et nad on radioaktiivsed, sellepärast, et need anti välja ikkagi selle raadiumi buumi ajal, et inimesed lihtsalt vaataksid, loeksid nime Radium ja ostaksid neid kondoome, täpselt samamoodi nagu uraaniburger, et uranium burger, ostame. See oli reklaamitrikk, Jüri. Ja minu arvates on see väga naljakas, et 85 aastat hiljem on Jüri Lina mees, kes siiamaani seda reklaamitrikki usub. Ja kusjuures tegelikult see on ka hea koht, kus ära mainida see, et valitsus korjas tegelikult need kondoomid turult ära ja lasi need hävitada. Aga mitte sellepärast, et need oleks olnud radioaktiivsed, vaid sellepärast, et nende marketing oli eksitav. Oma kodanikke mürgitas ka Nõukogude Liit, muutes Borjomi vee radioaktiivseks. Seda ei teinud Nõukogude Liit, sest et Kaukaasia mineraalveed olid radioaktiivsed juba enne seda, kui me üldse teadsime, mis asi on radioaktiivsus. Kuid jah, Kaukaasia aladelt allikaveed on tõepoolest radioaktiivsed. Borjomi vesi seal hulgas. Sellepärast, et sealses pinnases on palju basalti ja graniiti ja need sisaldavad radioaktiivseid isotoope, täpsemalt siis uraani ja tooriumi. Ja kui need isotoopid lagunevad, siis tekib radioaktiivne gaas, mille nimi on radoon. Ja kui põhjavesi liigub läbi nende kivimite, siis nende kivimite seest lahustuvad vee sisse erinevad mineraalid, mis teevad sellest mineraalvee. Aga ka radoon lahustub vee sisse ja see muudab selle vee radioaktiivseks. Borjomi vesi on naturaalselt radioaktiivne. Ja see radioaktiivsus selle sees on niivõrd madal, et see ei tee meie tervisele tegelikult mitte midagi. Täpselt samamoodi nagu banaanide sees on radioaktiivne isotoop kaalium-40, mis ei ole meile tegelikult lõppkokkuvõttes kahjulik. Tõsi on see, et Borjomi kunagi reklaamiti ja siis viidati radioaktiivsusele, aga see oli ka sellel ajal, kui oli see raadiumi vaimustus. Praegusel hetkel ei pööra sellele mitte keegi tähelepanu, sest et see radioaktiivsus on nii väike ja see ei tee sulle mitte sittagi. 22. aprillil 1952 hakati Las Vegasest korraldama ekskursioone Yaka Lake'i kõrbelinnas 104 kilomeetri kaugusele. Hästi pikk ja lohisev viis, kuidas öelda seda, et inimesed vaatasid Nevada testsaiti aatomipommi katsetusi. Aatomituristid pidid järgima tuumakatsetusi, propaganda väitel oli radioaktiivsus kahjutu. Ent nii pinnas kui ka vesi on ikka veel saastunud. Katsed nõudsid üle 10 000 inimese elu, need on ainsad arvud, mis pole salastatud. Mul on hea meel öelda, et lõpuks ometi kirjutab Jüri Lina midagi sellist, mis vastab tõele. Mööndustega. Tõsi, selline aatomiturism on päriselt eksisteerinud
ja kas see on tegelikult tõsi, et öeldi, et kõik on turvaline, kuigi hilisemad dokumendid, mis on nagu lastud välja, näitavad seda, et tegelikult sellist teatavat kahjulikkust ikkagi sisuliselt varjati. Jaa, see on õige. Küll aga on mul suur probleem sellega, kuidas Jüri Lina neid fakte siin esitab. Näiteks võtame 2 lauset, mis on järjestikku. Propaganda väitel oli radioaktiivsus kahjutu, ent nii pinnas kui ka vesi on ikka veel saastunud. Kogu selle jutu kontekstis jääb mulje nagu 1950-ndatel tehtud katsetused üksi oleks süüdi siis pinnase ja vee saastumises. Aga tegelikult viidi seal läbi üle 900 tuumakatsetuse ja nendest viimane leidis aset aastal 1992. Ehk siis ka järgnevad tuumakatsetused on aidanud sellele reostusele kaasa. Küll aga jaa, see väide on iseenesest tõsi, jaa, seal on jõhker reostus. Põhjavesi on seal nii reostunud, et seda ei soovitata juua 1000 aastaid. Jüri teeb siin sellise väite, et katsed nõudsid üle 10 000 inimese elu. See on puhas spekulatsioon. Näiteks National Cancer Institute on andnud hinnangu, et tuumakatsetuste tulemusena võis olla kuskil 11 000 kuni 200 000 lisajuhtu kilpnäärmevähki. Aga see ei ole surmade arv, see on lisajuhtumid kilpnäärmevähki, eks. Ja kilpnäärmevähk on tegelikult vähitüüp, millest on võimalik ka välja tulla, eks. Ehk siis see surmade arv ei selgu, nendest 2 arvust kindlasti mitte. Ja eraldi on veel uuritud inimesi, kes elasid katsetustest alla tuult, on ka termin selle jaoks, on downwinders, ja ka seal seostatakse tuumakatsetusi siis suurenenud leukeemia juhtudega. Aga jällegi ka sealt sellist otsest surmade arvu nagu välja ei tule. Aga ma ei ole loll inimene. Need tuumakatsetused põhjustasid surmasid. Seda ei eita tegelikult mitte keegi. See on fakt. Põhjustasid küll. Aga täpset arvu ei ole võimalik öelda, sellepärast et tuumakatsetuste mõju avaldus ju hajutatult ja aastakümnete jooksul. Ja lõppude lõpuks, see on sitt, aga nii on. Faktiliselt väita, milline vähk on tuumakatsetuste pärast ja milline mitte, ei ole lihtsalt võimalik. Seega on tegelikult selline suurte numbrite loopimine natukene vastutustundetu, kui me ei räägi sellest, et need arvud on tegelikult spekulatiivsed ja need sõltuvad tugevalt sellest, millist mudelit on kasutatud nende arvutamiseks. Ja kõige lõpetuseks, Märt Koik sattus sellesse olukorda, sest ajaloo teadmised on piiratud. Ja sina oled ise piiratud. Puhka jalga, vanamees. Mina olen Märt Koik, kohtume järgmine kord. Ja kui sul on mulle mingeid pretensioone veel, ma ei tea, saada mulle meil, ära tee ennast avalikult lolliks, piinlik hakkab.